Geeniuse digisaadet toetab Kuulbett. Alati mängus. Tere head kuulajad, käes on aprillikuu ja sellega on uus Geeniuse digisaade tulemas. Me räägime täna telefonist, mis ei olegi telefon, see ei ole mitte miski ja juba 3. telefon selles seerias. Siis väga veidratest, huvitavatest ja uuenduslikest kõrvaklappidest, mis nagu ei ole ka kõrvaklapid, aga ikkagi on. Siis räägime ühest äpist, mis on kohustuslik igale, kes teeb teistega midagi koos. Siis räägime AI-st ja seekord on tõesti väga üllatuslik AI. Ja siis räägime veel võib-olla mõnest kuulajakirjast. Ühesõnaga, mul on tunne, et aprilli alguseks on meil päris paras ports põnevaid uudiseid, mida teiega jagada. Nii et head kuulamist. No nii, alustame siis mitte miskist telefonist, sest et inglise keeles on selle telefoni Nothing Phone, see ei ole telefon ja see on kõva bränd. Kui ma nüüd ei eksi, siis 3. seeria sellest, jah, 3. telefon Nothing Phone'ilt, kuigi selle telefoni number, millest me räägime on 2A, siis esimene Nothing Phone tuli välja ju 2022. Eelmine aasta tuli välja Nothing Phone 2, aga millegipärast ei ole meil see aasta käes Nothing Phone 3, vaid Nothing Phone 2A, aga sellegipoolest on see väga huvitav telefon. Ma julgeks vahele pista selle, et kindlasti tuleb Nothing Phone 3 ka selle aasta lihtsalt pigem kuskil sügise poole, siis selline kallim ja rohkem premium mudel. Nii et 2A on vahe aasta siis eelmise aasta mudelist edasi, jah? 2A on säästu mudel, ehk siis ta on odavam ja selle võrra ka natukene nõrgem, aga piisavalt, saame kohe rääkida, kas ta on ka piisavalt hea. No aga räägimegi, sellepärast, et ta näeb välja igatahes, see on see Nothing Phone'i algupärane erisus oli, et tahab välja eriline näha, äge, tema korpus on justkui eksoskelett, et sa näed, mis seal sees toimub. Võib-olla ei näegi sisse, aga... Tegelikult see korpus on selles mõttes nagu võlts või fake, et ta jätab mulje nagu oleks siis seal läbi näha need juhtmed ja mikroskeemid kohati mingid asjad, eks ole, mis tegelikult on see lihtsalt selline disaini element, kuhu on need asjad sinna korpus alla joonistatud, aga sellegipoolest ta näeb nagu huvitav välja. Ja loomulikult teine asi, mis Nothing Phone'il on siis selline eriline või mis teriseks teeb, on siis need tagumised LED-tulukesed, mis näitavad sulle teavitusi ja näitavad timeri staatust ja muid selliseid asju, et see on nagu väga omapärane. See on endiselt alles, need tulukesi on küll vähem kui eelmistel mudelitel, need on ainult ülemises osas või siis ülemises kolmandikus. Aga nad täidavad oma eesmärki endiselt väga hästi ja see töötab nagu suurepäraselt, eriti kui sul siis telefon on nii-öelda nägu alaspidi ekraani peal, nagu mina tavaliselt oma telefoni hoian, et kaamerad on üleval ja ekraan vastu maad. Ja seekordse mudeli puhul, mis ta eriliseks teeb, on siis see, et tal on teistsugune kaamerate disain, et siin kliinikast arutasime seda, et tegelikult kaamerad näevad välja nagu öökulli silmad, et väga omapärased valgel nad näevad nagu paistavad rohkem välja, mustal võib natuke vähem, aga et kui varasematel mudelitel oli siis sarnaselt nagu paljud teiste telefonidega kaamerate moodul toodud nagu siin ühe külje peal ja niimoodi vertikaalselt, et kaamerad olid üksteise all, siis nüüd on nad nagu kõrvuti ja näevad välja täpselt nagu mingid silmad. Peatame korraks sellele, sest see on mõnes mõttes ülimalt tühine muutus, asetad kaamerad teise kohta, aga ta nagu annab signatuuri sellele telefonile kohe, tal on mingisugune eriline omadus. Ta annab elu jah, või sellise omapärasuse jah. No ütleme, kogu see telefongi ju põhimõtteliselt ongi ainult välimus ja mitte ainult telefon, vaid isegi kui selle karbi lahti teed, muide see USB laadimisjuhe on ka niisuguste läbipaistvate otsikutega. Ja. Et sa saad omale kohe sellise ägeda USB-kaabli ja kogu see feeling või tunnetus selle telefoni puhul on teistsugune. Et me jõuame ilmselt kasutajaliidesse ka hüpata, et kui sa ta seadistad, pakub ta sulle siis kohe valikut, et kas sa tahad sellist traditsioonilist Androidi välimust või siis tahad seda Nothingu välimust, mis on siis kõik selline mustvalge pikseleeritud või kuidas see sõna on nagu sellistest stiili-ikoonidest ja näeb välja vähe teistsugune kogu elu siin. Ja see mulle tegelikult väga meeldib, et nad pakuvad valikut, et kui mul see stiliseeritud asi meeldis, ma saan võtta selle vaikmise Androidi, et väga lihtne oleks tegelikult teha, niimoodi ma pakungi seda oma disaini ja kogu lugu, eks ole. Ja see, et nad on viitsinud ja võtnud vaevaks nagu nii-öelda arvestada inimeste, kellele võib-olla see ikoonid ja disain, see Nothingu nagu nii-öelda stiliseeritud disaini meeldi, et see on tegelikult nagu selline üks ekstra samm, mida paljud teised tootjad võib-olla
teha ei viistiks, eks ole, et meie teeme oma disaini ja kasutage ja meid ei huvita, eks ole. See on tegelikult nagu väga positiivne. Mina panin ka loomulikult selle Nothingu teema sellepärast, et kuigi ma ei ole suur selle fänn, aga lihtsalt, kui mul seda telefoni juba testis, ma võiks seda telefoni testida nii nagu tootja ette nägi, eks ole, nii-öelda. Muidugi on kõik need sellised, kuidas ma ütlen, kõik need ikoonid ongi mustvalged, mis muidugi mõnes mõttes, kui sa tarjud sellise värvimerega, on nad alguses võib-olla üheülbalised ja arusaamatud natuke, et sa pead nagu täpselt aru saama, et mis on nüüd mis ja kui sa ikkagi tõmbad mingisuguse äpi võib-olla, mis siis ei ole toetatud millele ikooni ei leidu. Ja siis sa vaatad sirvid äppe, siis on paar juplakat on siin värvilised. Eriti on see siin meil, eks ole, see Eesti äppe ju, need on nii väiksed, neid keegi ei hakka eraldi nende jaoks ikoone tegema, siis seal on kohe näha, et nagu midagi häirib. Ja küll on ka allservas see Google'i otsingukast kuidagi imelikult värviline, ma just vaatan seda ekraani praegu, et kõik muidu on nagu mustvalge, aga allservas on värviline. No see on, kuna see on vidin, mille Google ise on teinud, siis see näeb nii välja, nagu Google on ette näinud ja seda ei tohi muuta. Muidu nagu disaini poolest võib öelda, et ta on siis ta on nagu tänapäevane standarddisain on, et põhimõtteliselt mul on siin S24 Plus praegu omal kasutuses, mis on väga identne, kui nüüd jätta see kaamerate pool välja, ehk et ta on selline nagu iPhone'idki, siuksed kandilised servad, mis on muidu kergelt reljeefsed, seda on käes päris hea hoida ja tagakülg on täiesti libe, mis on ka mõnes mõttes hea, et siin on muidu moes selline pool matt, nagu võib-olla pinnakate, mis tegelikult nagu käe vastas libiseb paremini kui selline täitsa läikiv, et siin on tagakülg sellisest läikivast plastist, servad on lamedad ja natuke reljeefsed, et ta isegi ilma ümbriseta ta nagu kohe sul käest ära ei lenda, aga muidugi võib-olla ümbris ei teeks paha, aga siis ta nagu rikub visuaalselt ja nagu siukse feelingu mõttes ära seda. Kogu see feeling on selline, kuidas ma ütlen, hästi plastikune nii eest kui külgedelt, et ta ikkagi... Aga ta ei tundu nagu halb. Ma ei ütleks, et ta kuidagi nagu odav tundub. Minule ta täitsa meeldib. Jah, aga kui ma nagu võrdlen seda näiteks siis Nothing Phone 2-ga, mis oli eelmise aasta kallim mudel, eks ole, siis sellega võrreldes ikkagi on nagu tunda, et seal on palju rohkem plastikut kui selle kallimal mudelil. No aga see oli ka mingi 500-600 ja just, hinnavahe on suur. Et see ei ole tähtis, sest tegelikult ütleme nii, et kui sulle ei meeldi see tagapind ja siis paned sinna ümbrise ümber ja võib-olla peakski panema. Muidugi probleem on siin selles, et siis ta võib ära katta need kasulikud tulukesed, eks. Aga kui sul see meeldib, siis ütleme nii, et plastik võib-olla ta võib-olla ei ole nagu kõige premium materjal, mis plastiku eeliseks on see, et plastik on tugev, eks ole, et ta on tegelikult ju tugevam kui klaas, et kui seda maha viskad, siis tõenäoliselt ja tagumine pool terveks palju kindlamalt või palju suurema tõenäosusega kui klaasi puhul. Et see on nagu jälle eelis. No ma ütleks, et ta on tänastest telefonidest, mis on mulle pihku siin sattunud vähemalt mingite aegade jooksul, ta on üks parimaid, et mitte öelda kõige paremini käes püsiv telefon ilma ümbriseta. Kõva sõna. Need küljed on sellised, nagu aagivad käe külge. Minule tegelikult, olles just siin võrrelnud erinevaid teisi, siis Xiaomi see 5 mudelis koosnev seeria istus mul paremini käes, aga see on nüüd ka tegelikult üsna maitse asi. No ma mõtlen seda, et mitte isegi võib-olla nagu mugavust, ma mõtlen pigem seda nagu, et kui kindlalt ma tunnen, et ma võtan seda välja, et ta maha ei kuku, eks ole, aga jah. Et seal oli samamoodi, Xiaomi telefonide puhul oli sama, et enamus neist istusid üsna hästi käes. Ainus erand oli see kõige kallim Note 13 Pro Plus, millel oli kumerad servad ja väga libe tagumine külg, et see oli nagu ebameeldiv, aga teistega oli isegi parem kui Nothingul. Aga jah, selles mõttes arvestades, et ta on suure ekraaniga, ta on 6,7 tolli, siis tegelikult ta on käes üsna mugav ja see tagumine plastik nagu annab sellist turvalisust juurde. Et see on tõsi. On siin peale välimuse midagi nüüd veel rääkida? No tegelikult rääkida sellest, millest me loobume, eks ole, et tegelikult telefon maksab 350 eurot ja võib-olla isegi kohati vähem. Et ta on ikkagi selline üsna soodne, üsna keskmise hinnaklassi mudel. Ja üks asi, millest on siis loobutud, mis teistel 2 eelmisel Nothingu telefonil olemas oli juhtmevaba laadimine, eks ole, seda me siit ei leia. Ja natukene on kehvemad ka kaamerad, et kuigi paberil on mõlemad endiselt 50 megapikslised ja see lainurk on tegelikult sama, mis oli eelmistel mudelitel, siis põhikaamera on kehvema anduriga ja see on pildi tegemisel selgelt näha, et detailsust on vähem ja ta ei ole nii hea, kui on kallim Nothing Phone. Aga siiski, arvestades hinda ei saa kurta. Nagu üldse ei saa kurta, sest et tegin S24 plussiga ja selle telefoniga kõrvuti mõned pildid ja ausalt öeldes, kui on vähegi natuke valgust ja isegi kui valgust ei ole, mingi pildi ma tegin ka hämaras. No ausatades need vahed on, need on võib-olla head jutuks siis, kui mitte millestki rääkida ei ole. Sest
marginaalsed. Jah, mina tegin kõrvuti siis nende samade Xiaomi telefonidega, millel on 200 megapiksline natuke parem sensor põhikaameral ja lainurkkaameral on siis 8 megapiksline suhteliselt tagasihoidlik sensor ja lisaks on mul siis praegu hetkel testis ka selle Nothing Phone'iga väga sarnase hinnaga Galaxy A35, millel on ka 50 megapiksline põhikaamera ja 12 megapiksline lainurkkaamera ja siin minul ütleme niimoodi, et Xiaomi telefon tegi põhikaameraga selgelt nähtavalt detailsemat pilti, et nagu kõvasti oli vahe oli, eriti kui see nagu zoomis natuke sisse. Aga ma ei võrranud kallimate kaameratega, aga kui ma panin sinna kõrvale selle A35, siis seal oli küll see, et põhikaamera pildid olid väga-väga sarnased ja loomulikult selle ülilainurkkaamera puhul ikkagi oli see, et Nothingu 50 megapiksline sensor hävitas täielikult kõik teised 8 megapikslised õnnetused, eks ole, ei saa üldse vastu seal. No ma isegi pigem võib-olla detailsuse mõttes on õige, et ka tõesti ka selle S24 Plussi, mis on ju hoopis teise hinnaklassi telefon, see pildis oli natuke rohkem detailsust, kui ma mingisugust, ma ei tea, müüri välja zoomisin, mingisugust säbru, aga teistpidi koloriidi mõttes, mis on isegi minust olulisem, teeb Nothing väga sümpaatseid pilte, ta teeb selliseid iPhone'iliku olekuga pilte, mis ei ole nagu liiga külmad, pigem natuke soojemad, taevas ei lähe nii siniseks, et Samsung kipub jällegi olema natuke värvilisem ja kuidagi õueoludes viskab sellist sinakat sisse, et need Nothingu pildid pigem kaldusid sinna piksli ja iPhone'i koloriidi maailma, et väga sümpaatsed pildid, et selles mõttes nagu arvestades, et seda hinnaklassi ka siis, need kaamerad on kõik tegelikult niivõrd head, et jällegi sellised klõpsud tordilõigust ja mingisugusest muust elemendist on igal juhul ilusad. No pagan ikka väga hea kokkuvõtte selle telefoni kohta, sest et ta eristub välja äge ja juhtmeva laadimist tahaks väga, aga sellest võib loobuda sellise hinna. Olgem ausad, see telefon maksab põhimõtteliselt varsti 300 €, et kas me selle raha eest eeldame juhtmeva laadimist või mitte. Mis jääb silma, et tal on ikkagi see mingi MediaTeki kiibistik, mis ilmselt nagu väga tugev ei ole. No see on jälle muide see koht, kus ma olengi nüüd vaadanud siin viimasel ajal igast AI asju, et kui sa teed telefoniga nagu normaalseid, kui sa teed nagu tavapärast tegevust, mida võib-olla vanainimesed teevad, ehk vaatavad mingid veebi ja poste, e-maile ja kirju ja kuskil surfavad ja siis võib-olla käivad Facebookis teisi vanaemasid kiitmas, et selle puhuks on siin küll ja veel. Kui sa mängid mänge, siis ei ole ka asi üldse muide väga hull, et tegelikult ta suudab täitsa kobedat kaadrisagedust hoida ja kui sa kõike võib-olla põhja ei keera, ma proovisin siin mõne kihutamismänguga, aga muidugi koht, mul on nagu võrdlusena täna kuidagi seesama oma lokaalne tehisintellekti mudel, mille jaoks ma võtsingi selle Galaxy S24 Plussi võrdluseks. Ja kui ma selle siin käima tõmbasin, siis on ikka nagu näha, kui drastiline on see vahe, et kui ma ootasin nüüd vastust sellest Galaxy S24-st 10 sekundit küsimusele ja siis krõbistas niimoodi vastuse plõk, siis see telefon kõigepealt sissejuhatuseks ootas umbes paar minutit ja siis hakkas vastust krõbistama niimoodi, et kokku kulus selleks 4,5 minutit. Aga olgem ausad, isegi noored ei jooksuta AI-d lokaalselt oma nutitelefonis, ilmselt vaid pilves. Me ei saa võrrelda protsessorit, mis on mõeldud, millel on olemas spetsiaalne osa tehisintellekti jaoks ja millel seda ei ole, eks ole. Tegelikult see mudel ei ole ju Samsung oma, mis seal sees on. See on tegelikult lihtsalt suur keelemudel, mis kasutab siis telefoni nii hästi või halvasti, kui ta parajasti oskab, et see pigem näitab lihtsalt seda tegelikult, kui suur jõudluse potentsiaal on selles kallis telefonis. Ja, seda kindlasti. Versus siis sellise odava kiibistikuga telefon, mida tegelikult tavaelus sa ei näe. Kas ei ole nagu Volkswagen Golf ja Porsche mõni selline mõnus roadster, et sul on see tohutu ressurss kapoti all, aga inimesed sõidavad 95% linnas 50-ga ja sul ei kasuta ära seda. Et selles mõttes see Nothing Phone on minu arust, ma pole ammu olnud nii kuidagi elevil ühe telefoni pärast vaadates, mis ei ole ju tegelikult midagi erilist, aga ta suudab nagu luua elevust. 100% nõus. Mina julgeks öelda seda, et kui me siin protsessoritest räägime, siis ma natuke kaitseks seda otsust selle koha pealt, et MediaTek on väga suur firma ja nad on teinud viimaste paari aastaga väga suuri hüppeid edasi ja praeguseks mina julgeks väita, et bang for buck, ehk siis kui sa otsid protsessorit 300 või isegi 500 eurosele telefonile, siis tegelikult sa saad
siis sellest Mediateki valikust palju parema jõudluse ja hinnasuhtega protsessori kui Qualcomm'i omast. Kui sa sinna Snapdragon 8 seeriat ei pane, siis põhimõtteliselt sellisest 300 €, 400 € hinnaklassis saad sa ikkagi Mediateki protsessoriga palju parema tulemuse, kui me võtame siin mingi Snapdragon 695 või 606, see on ühe, siis need on ikkagi nagu üsna nõrgad ja Mediatekist saad sama raha eest palju parema protsessori. Nii et pigem on see, et see reputatsioon on Mediatekil natukene kehvem, kui asi tegelikult on. Just, aga see on hea väide, et Mediatek ei pea olema see sõimusõna, et tegelikult nad võivad... Ma üldse ei ütle, et telefon sellepärast halb. Ma pigem ütleksin seda nüüd, et minuga uus testikriteerium on see, et kas siin saab jooksutada lokaalset keelemudelit. Selles telefonis ei saa. Et see ei tähenda mitte midagi, et oleks nüüd halb, aga kui sa ostad sellise telefoni, milles on selline protsessor, siis peab sul väga palju kannatust, et lokaalset keelemudelit jooksutada. See on üks. Ja, ma arvan, et me oleme paari aasta kaugusel sellest, et kõik odavamad telefonid suudaksid lokaalset keelemudeleid hästi jooksutada, sellepärast, et praegu kõik prosetootjad nagu sinna oma auru panevad. Aga lõpetuseks võib-olla siis paneme selle praktilise osa ka. Kas te teate, et Eestis, ma tean, Elisa on müünud eelmised Nothing Phone, kas ta tuleb operaatorites müügile, ehk siis kas tal on ka tugi nendele asjadele, mida me tahame tänapäeva operaatoritelt saada? Proovisin 3 kiibiga või samas 3 SIM-iga, 3 kiibiga Elisa siis tavalise SIM-iga ja Tele2 ja siis Telia kõnekaartidega ja 5G tõmbas ilusti kõigil tööle ja voice over wifi töötas ka, nii et ei saanud küll kurta. Ma lisan ühe plussi veel, tal on ääretult sümpaatne ja suur klaviatuur. Ma olen pirisenud siin nii mõnegi telefonitootja klaviatuuri kohta, vaikimisi klaviatuuri kohta, siis no tal on vaikimisi Google klaviatuur. No see on nii ilus ja suur, et kõik tähed lähevad täpselt sinna, kuhu vajutada, et sest sellel S24 vahetsingi selle üsna kohe ringi. Mina vahetan ka reeglina ringi Google klaviatuuri vastu, aga jah. Aga mulle meeldiks, et kui ma ei pea midagi ringi vahetama, et siin on see väga sümpaatne. Kokkuvõttes ma tahaks öelda, et kui te otsite 350 € telefoni, siis see on üks telefon, mida ei pea kartma ja mis kindlasti selle raha eest on oma hinda väärt, et selles mõttes see kokkuvõte on selline. Lähme järgmise asja juurde, mis asi on Huawei FreeClip, see kõlab nimetuse järgi nagu mingisugune lipsunõel või pintsaku klipp või midagi asi, mis klõps käib su revääri külge ja siis teeb. Aga mis see päriselt on? Ma tegelikult tean vastust, aga ma tahan kuulda teie seletust. Ma lasen Glenil kirjeldada, sest ta on palju värvikamate kirjeldustega kui mida. No Huawei nomenklatuuris muide kõik need kuulari nupud on free, et mul on need nimetused kõik segamini, et mis need on. Need on free paatsid ja nii edasi ja need on siis free klipid ehk vabalt klipitavad, et Huawei on siis oma väitel võtnud vist laborisse umbes mingi 10 000 kõrvapaari ja neid siis kuidagi pidi mõõtnud, kaardistanud ja siis avastanud, et kõrvade külge saab siis panna sellise ei ole SC täht, ja niisuguse klamber C-tähe kujulise vedruga ühendatud julla, mis kinnitub sinu kõrvalesta taha külge, nii et siis üks pool sellest jullast jääb sinu kõrva taha, teine pool sellest jullast, mis on väiksem, ümmargune ja kus sees on siis kõlarid ja igasugust maagiat, siis asetub väidetavalt keskmiselt nende 10 000 kõrvapaari kõrvaaugu ette. Nii et põhimõtteliselt on siis selline omapärane vidin, mis jääb sinu kõrvalesta taha tilbendama ja siis suunab heli sulle kõrva ja selle mõte on siis see, et ta ei kuku sul kõrvast välja ja ta ei blokeeri sul kuulmekanalit, et ta ei ole siis selline traditsiooniline kuulari nupp, mis istub mingi tihendiga sul kõrvas ja kuidagi selle augu kinni paneb, vaid ta jääb nagu täiesti välja, nii et pigem ta võib-olla siis kõige otsesemalt konkureerib nende samade Suundo klappidega, mis on siis luudi juhtivusega klapid, et kõik välishelid kostavad sealt läbi, aga võimaldada siis sportimist, jooksmist ja igasuguseid muid tegevusi, sa võid ikkagi põhimõtteliselt peaga vastu seina joosta ja nad ei kuku ära, nad tõesti hoiavad kõrvast kinni, aga nad ei ole samal ajal ebamugavad, nad ei pigista su kõrva kuidagi, et selles mõttes see uurimustöö, mis Huawei nende kõrvapaaride peal on teinud, on üllatavalt hästi ennast praktikas tõestanud, jah. Nad on leidnud mingi koha kõrvalestas, kui see asi sinna kinnitub, siis ta ei hakka pigistama ja ei lähe valusaks. Ja. See on see, mul tundub avastus, et inimese kõrvalestan on niisugune koht. Ja see kandmise mugavus või see on nagu täiesti omaette ooper, et mina
ausalt öeldes, kui ma neid vaatasin, siis ma ei oodanud, et nad on nii mugavad ja. Ma korraks segan, et kui sa neile peale vaatad, ega alguses ei saagi täpselt aru, kuidas kuhu need pista ja seda, nad näevad välja nagu natuke sellised tooted, mis võib-olla on mõnes teises kategoorias ja mida pistetakse. Sa ei saa nagu hästi pihta, nad on sellised väiksed, aga jah, kui sa selle nagu lõksu saad selgeks, siis on see väga loomupärane. Vajab natuke harjumist, et kui sa esimesed paar korda pead sa nagu vaatama, kuhu sa nad paned või kuidas, eks ole, aga siis mingi 3.-4. korral nad saavad juba nagu automaatselt, et see liigutus läheb, jõuab käe sisse, eks ole, harjub ära ja lõpuks ei pea enam vaatama peeglis, kas ma panin nüüd õigesti pannud. Ja nad on muide ka karbis väga õiget pidi, et tegelikult kui sa võtad nad sellest nii-öelda tagaküljest kätte, siis need jublakad jäävad täpselt õige koha peale. Ja... Kui me karbist räägime korraks, siis arvast seda, et need tegelikult nagu tunduvad käes või võtavad nagu suht palju ruumi või kui neil on selle kahte osa ühendav selline sang on vahel, siis see karp on sellest hoolimata nii hästi disainitud, et ta nagu üsna üllatavalt väike, et ta on väga mugav taskus. Ja muide karbi küljes see nupp endiselt, mida mina ühel Huawei karbil otsisin, ka siin ma juba teadsin ette, et ma enam libedale ei astu nii-öelda, see nupp on põhimõtteliselt nähtamatu, et siin on ka see paaritamisnupp olemas, aga siis tuleb teada, et see on, sest kui vähegi hämaram on, siis seda ei paista. Et lähevad püksi taskusse niimoodi, et ei saagi aru, et see karp taskus on. Aga nüüd teine küsimus, kuidas kanda on, siis mina ütleks, et see oli nagu kõige suurem üllatus, et need on esimesed klapid, ma olen kasutanud läbi aegadega 10 erinevaid klappe testinud ja isiklikult kasutanud ja nii edasi ja need on esimesed klapid, millega juhtus selline asi, et ma kaotasin ära selles mõttes, et nad olid mul kõrvas ja mul midagi ei mänginud lihtsalt sel hetkel, et ma kuulasin, mida ma elukaaslane rääkis, siis ma mingi hetkel hakkasin tegelema mingit muud asjadega ja muusika ei mänginud. Ja siis ma hetkel hakkasin otsima, et kus mul klapid on, et näed, karp on siin, karp on tühi, kuhu pealt loppisin. Ja tuleb välja, ta oli kõrvas, aga ma ei tundnud, et mul kõrvas on, et nagu nad nii mugavad enamus teiste klappidega, isegi ükskõik, kas nad on siis kõrvasisesed või siis sellised tavalise AirPods tüüpi kõrval Nesta nagu toes olevad klapid, siis ikkagi on see, et sa saad kogu aeg tunned, et midagi sul on kõrvas, eks ole, nende puhul oli see, et kui ta ära harjus, siis enam ei saad aru, et sul midagi kõrvas on. Ja see on nagu omaette saavutus ikkagi. Professor, kes unustab prillid ninale, et nüüd on nagu võimalik kõrvaklapid unustada kõrva, jah. Aga muidugi nüüd, kui nüüd sellest kiitmisest edasi vaadata, et siin on siis järgmine koht on see, et mis siit kostab, et no siis kahtlemata ei pea võib-olla. Ma tahan viimase seal kandmise kohta öelda, et ma ise panin ka kõrva külge proovimise järgi ja ma tahan kommentaari veel lisada, et see on uus asi on ka see, kuidas see nüüd välja näeb. Ja see võiks välja näha väga imelik, sest et sul on nagu, see on mõnes mõttes nagu kõrvaehe natukene või mingi suur must läikiv asi kõrva küljes. Aga ma arvan, et AirPodsid on siin juba 5 aastat tagasi või rohkem teinud selle eeltöö ära, et inimesed on harjunud, et tolknevad mingid torud kõrvast välja, et nüüd ei ole ka imelik, kui sul on kõrvalest küljes mingi siuke asi. Ma ütleks, et vastupidi, et mina julgeks öelda, et see näeb nagu pigem rohkem sellise ehte või aksessuaari moodi välja kui AirPodsid, ehk siis nad nagu on suhteliselt naturaalsed seal ja kui sa oled naisterahvas, kes kannab kõrvarõngaid, siis tegelikult see asend on selline, et nad ei sega ka kõrvarõngaste kandmist. No aga miks mitte ka meesterahvas, kui sa kannad kõrvarõngaid, siin ei saa diskrimineerida. No siin on küsimus, kas üldse kanda kõrvarõngaid, aga nad on ehte moodi kindlasti rohkem, kui on need valged torud. Ja loomulikult on ka see, eks ole, et meie kasutasime Glenniga mõlemad musta, aga minu teada on neil olemas ka teist värvi, eks ole. Neil ei ole selline metallik tume hall, aga siin on, jah, värvivalik on küll mingisugune tõesti. Natukene heledamat tooni on ka, aga mis päris valgeid nagu ma ei näe. Ma vaatan kodulehelt, selle värvi nimi on purple, ta on siuke hele lilla või kirsi just, hele. See näeb veel rohkem nagu sellise ehte või selle moodi välja, eks ole. Aga Glenn, mis sealt siis kostab, mis su professionaalselt ära tuunitud kõrv ütleb? Teda ikkagi ei saa, või neid klappe kindlasti ei saa nüüd siis võrrelda siin sellist Huawei endagi nende ikkagi kummitihendiga klappidega ja heli poolest nad ei pretendeeri olema siis ikkagi selline suure tähega hi-fi klapid, aga nad kõlavad ikkagi oma sellise lahtise või avatud disaini kohta tegelikult väga hästi, et sealt ei kosta seda ülimadalat bassi tõepoolest, et ikka allapoole mingit 100, isegi võib-olla allapoole 120-30 hertsi läheb see asi suhteliselt kõhnaks. Nad natukene rõhutavad sellist just 100-200 hertsi vahemikku või sellist nagu natuke kõrgemat bassi osa, nii et mõnel juhul võib seal tunduda kume ja samamoodi kõrgete sageduste osa on ka pigem selline pehme, et väga sealt sellist erilist krapsakat sära ka ei ole, et tõsi, siin muide on olemas nagu ikka Huawei asjadel on ju äpp,
äpi nimi on AI Life, selle äpi saate siis kusagilt kõrvalt tõmmata, kui seda parajasti ei leidu ametlikus poes. Teadupärast Huawei on ju asjadega nagu nad on, aga see äpp tasub igal juhul tõmmata, see AI Life, et sellega saab natukene neid klappe ka siis tuunida. Seal oli, kas oli 3 presetti või sellist eelvalitud astet siis veel lisaks sellele tema vaikimisi, milles siis üks, kokku oli nagu 4 jah, aga minu arust üks oli seesama nagu default, jah, et 3 lisaks ja sealt küll ei saa käsitsi equalizer'it keerata, aga üks oli siis selline kõrgete kergitamise asend, mis annab natuke sellist särtsu juurde, kui nagu tundub, et sound on vähe tuhmi. Mina jäin pigem selle elevate režiimi peale, mis siis natuke bassi andis juurde, kõrged oli minu jaoks piisavalt, aga bassi ma tahtsin jah, et see maitse asi, eks ole. Ja, aga võib öelda, et ega kumbki neist režiimidest nüüd ei maagiliselt neid sagedusi juurde ei too, et ikkagi see, et see punsu või väikene pallikene sul siin kõrvakanalis kinni ei ole, see nii palju ikkagi mõjutab soundi ja muidugi ilmselt on ka tõesti inimesed erinevad, et kui Huawei väidab, et ta on siin neid massiliselt neid kõrvu testinud, ma olen päris kindel, et võib-olla suure kõrva omanikel kõlab nagu näiteks kõhnemalt, sest see mummuke ei ulatu nii kaugele. Ja võib-olla pisemate kõrvadega isendid kuulevad tüsedamat soundi, sest neil õnnestub see mummukene rohkem sinna kõrva auku ajada. Sest tegelikult helis on väga suur vahe, et kui sa nikerdad seda mummukest seal kõrvaaugu peal ja kui sa selle topid omale ikkagi niimoodi kõrva, nagu siis need tavalised nupud, siis kostab sealt bassi, nii et anna olla, nii et põhimõtteliselt eks ta on selline kompromiss on kusagile selle disaini osas nagu leitud, et ta kõlaks nii hästi kui võimalik, siis mitte blokeerides sinu kõrvakanalit, aga jah, sound ei ole halb, aga kindlasti ei ole sealt sellist hi-fi pauku siis kosta nagu nendest kummi. Mina julgeks soundi kohta öelda seda, et olgugi, et need ei ole odavad klapid, nad maksavad 200 €, siis ma ei oodanud vaadates seda disaini ja teades, kuidas tavaliselt avatusklapid töötavad sellist häält, et see heli oli kõvasti parem, kui ma alguses arvasin. Loomulikult jah, ta ei ole paksu bassi ja ta ei isoleeri mitte midagi, aga ta ei ole ka selle jaoks mõeldud, et tegelikult on ka see siis, et kui ma kuulan sellega mingit saadet näiteks või vaiksemalt muusikat ja samal ajal mul inimeste ümbergi midagi räägivad, siis ma kuulen neid ka piisavalt hästi, et ta on ikka nii avatud, et selline kontoritöö või kodukontor, kus ma pean kuulama, mida lapsed ümberringi karjuvad, eks ole, siis selle jaoks töötab ta ideaalselt. Muide siin kohe selle jutu jätkuks tegime ka Meelisega praktilist testi, meil siin kuulaja kirjadest on käinud läbi kogu aeg see tuulemühina teema ja neid suundaklappe ka ju testisin ja rääkisime, kui tore on siis, et sa saad vabalt tuules ringi käia ja rääkida ja kuulata. Et nimelt, et siis kui sa paned ikkagi need klapid omale kõrva külge ja kuulasin sealt siis ka natukene asju kõigepealt ja sain tõesti teada, et 25, 30 ja sealt edasi kilomeetrit tunnis liikudes. Tõepoolest, tuulemühin on juba nii kõva, et ta on natuke ebamugav, sa saad panna loomulikult paljust juurde ja juurde ja juurde. Aga ega sa ikka sellest tuulest päris ei pääse, nii et kui sul on pigem mingisugune kiiver või müts panna pähe sel ajal, kui sa sellise kiirusega liigud, on see igal juhul parem nendest klappidest. Ja siis testkõne puhul, kus siis Meelis oli teisel pool ja parajasti siis mina lugesin kiiruse numbreid ette ja küsisin, kas ta saab aru veel, mida ma talle ette loen. Siis igal juhul Huawei klapid ikkagi kusagil selline 25-30-ni Meelis täiesti veel reageeris adekvaatselt ja ütles, et ta saab aru, mis numbreid ma ütlen. Aga sealt edasi läks juba asi nagu hulluks, aga teistpidi see heli oli olnud vist selline, et kadus ära minu heli koos nagu tuulega, et ei olnud nagu niipidi, et see tuul rahmab metsikult üle ja häält ei ole, et Huawei'd üritavad teha mingisugust sellist teatavat AI keemiat siin sees, et kuidagi tasakaalustada seda müra ja heli ja kui asi läheb päris hulluks, siis hakkavad nagu mõlemad ära kaduma. Jah, et siis tulemus oli see minu jaoks, et me proovisime nii neid kui ka siis neid suuntoklappe, siis me jõudsime järeldusele, et Huawei klappidest kasutades saab rääkida kuskil 10 kilomeetrit tunnis kiiremini liikudes kui suuntoklappidega. Ja teine vahe oli selles, kui Glenni hääl ära kadus, kui ma enam aru ei saa, mida ta räägib, siis kadus ära, Glenni hääl kadus ära, aga tuulemüra juurde ei tulnud, siis suunta puhul oli see, et see heli või rääki hääl mattus lihtsalt tuulemüra alla ja sellepärast mitte midagi arvata. Nad ei teinud sellist välise müra summutust nagu eriti üldse või vähemalt mitte väga hästi, nii et selle koobalt on hea. Ja et siin kokkuvõte oligi suundast, jäigi see õhku meil see test, et see on ka nüüd tehtud, et tegelikult siis ise kuulates loomulikult samamoodi 25-30 alates hakkab see tuul ikkagi päris kõvasti mühisema, aga suunda puhul tõsi siis oligi nii, et kui teine inimene sinuga räägib, siis tegelikult juba 20
juurest hakkas selle teise inimese jaoks ikkagi minema see kõne suhteliselt kehvaks ja nagu Meelis ütles, et tuul väga-väga kõvaks, et Huawei suutis seal ligi 10 kilomeetrit tunnis kiiremaid kiirusi siis pidada ja sai telefonikõnet pidada, nii et selles mõttes pluss, et ta iseenesest konkureeribki ju selle suundaklapiga mõnes mõttes väga teravalt, et ta on küll teine tehnoloogia, aga hinnaklass on ka sama. On sama, jah. Aga kuidas ütleme, et okei, see kõnetest on nagu väga hea. Kuidas on suundaga võrreldes nüüd see muusika osa, mitte just saated, vaid ütleme see, et kui see on mul kuulmekanalile lähemal see kõlar, et kas ma siis parem on jah, ma isegi sinu pikka küsimust ei kuule enam lõpuni et kui sa ikkagi tahad nagu heli kvaliteedist rääkida, siis vaieldamatult Huawei kõlab ikkagi paremini kui see luuedastustehnoloogia küll võib öelda jah, et olgugi, et mõlemas on järeleandmisi, aga luuedastuse puhul on ikkagi veel natuke selline kumedam ja teise kõlaga see heli, eks ole, aga loomulikult siin on see erinevus, et see luuedastuse puhul sa võid põhimõtteliselt, nagu ma ütlen, seal on suundanud kaasas ka kõrvatropid, et sa võid siis panna ikkagi müraga keskkonnas oma kõrvad üldse kinni ja saada ka kuulata, aga nende Huawei klappide puhul ikkagi kõrvatroppi sa kõrva enam ei saa panna, kui need juba sul on, nii et seal jääb nagu see erisus disaini suhtes ikkagi on ja vist veekindluse osas on ka muidu erisus, et need ei ole, ma nüüd eksin päris uputamist kindlasti ei ole või olid, et siin kohal ma võin nüüd faktides mööda panna, et nendega vist ujuma ei tasu minna. Mingi pritsmekindlus vist on. Pritsmekindlus vist on jah, et siis tähendab, et ikkagi basseini peaajas hüpata ei ole nendega soovitav, mida teistpidi siis suundaga just võiks teha. Ja et kui päris ausalt kõik ära rääkida, siis võib-olla tuleb mainida paari negatiivset kohta, mis tegelikult ei ole nagu ühtegi pidi nii hullud, et klapid ostmata jätta, sest need klapid on väga omapärased, väga head, aga kaks asja, mis mulle nagu silma jäi, üks on see, et mis on võib-olla minu enda isiklik kiiks, aga mulle meeldib või ma ootan kõigil klappidel seda, et nende pealt saab reguleerida helitugevust ja nende klappidel ei saa reguleerida helitugevust ja ma ei saa aru, miks on tehtud, ma saan aru seda, et neil ei ole seda nii-öelda ühe puudutusega vajutust, kuna nad on sellise ehitusega, et see võib kogemata lihtsalt nagu kõrva vastu minnes vajutada, eks ole. Sa saad küll panna esitust seisma, jah, midagi saab toksida ja valida vist järgmist lugu ja aga ma ei saa aru, miks see Huawei ei ole teinud seda, et hoia peale siis pikka puudutust, seda peaks ikka suutma tuvastada klapid ja panema selle alla helitugevus, aga seda jah ei ole. Ja liiatigi Huawei teiste klappidel kõigil on. Just, et ilmselt on mingi tehniline probleem, aga ma usun, et Huawei tugev tarkvaratootja võiks ju sellest üle saada. See selleks, aga see ei ole nagu nii suur puudus. Teine asi, millega peab arvestama, mis ei ole puudus või on paratamatult sellist tüüpi klappide puhul ja millega peab arvestama on see, et kui sa oled mürarikas keskkonnas, näiteks ma ei tea, bussis või rongis või ühistranspordis kuskil lennukis, siis kui nad on avatud, siis kõik see väline müra tuleb sulle sisse, mis tähendab seda, et selleks nende klappidega kuulata, mida sa kuulad, pead sa panema need klapid üsna valjuks. Tegelikult Huawei'l on olemas selline eriti valju režiim menüüs või seal äpis, mida mina küll ei kasutanud, sest polnud tarvis. Aga kui ma panen need klapid nüüd niimoodi valjuks, et need mängiksid minu kõrva jaoks üle siis sellest mürast, et ma kuuleks seda, siis kui nad avatud, siis nad kostavad ka välja, nii et kõik, kes su ümber on, kuulevad selgelt, mida sa kuulad, mis tähendab seda, et kui sa oled bussis või lennukis ja keegi su kõrval istub, sa pead sellega arvestama, et sa neid ei häiriks nendega. Et see on nagu üks häda, aga see kehtib ainult siis, kui sul tõesti on nagu ka sellist ümbritsevat müra hästi palju, et kui sa oled vaiksemas keskkonnas, saad nendega piisavalt vaikselt kuulata, et sa kedagi häiri. Nii et need on nagu need kaks asja, aga kumbki nendest kahest asjast ei tähenda seda, et need oleks halvad klapid, need tegelikult tõesti väga head klapid ja üllatavalt hea heliga, üllatavalt mugavad, midagi hoopis teistsugust, et keegi teile pole sellist asja varem teinud. Lühidalt kokkuvõtvalt ma ütlekski, et kui sinu kuulemisstsenaarium on selline, et sa lähed metsa jooksma ja tahad linnulaulu kuulata ja võib-olla muusikat ja podcasti ka sinna sekka, siis see on see ideaalne lahendus. Aga kui sa ikkagi igapäevaselt juhtud lennukiga lendama, need ei ole kindlasti need klapid. Nii et seal on vaja aktiivset mürasummutust, aga siin on ikkagi see koht, et sa kuuled siis kõik ümbritsevaid helisid ja seda, mida sa tahad kuulata. Et selles mõttes on super lahendus. Aga lähme siis edasi saatega. Ja meil on nüüd kavas vahendada natukene AI uudiseid. Kas seal on veel midagi, mis saaks üllatada? Kas meil on sellist, mida me viimase 1,5 aasta jooksul läinuna nüüd veel suudaks tõesti jätta suu lahti ja minul ausalt öeldes jättis. Ma olin tõsiselt üllatunud vist esimest korda AI uudiste peale nüüd pärast seda, kui tuli välja ChatGPT 3. Et siis ma olin sama üllatunud kui nüüd. Ja mis on põhjus? Põhjus on siis, kuidas selle toote või selle tehnoloogia nimi ongi Hume on ettevõte, mis, või ütleme uurimislabor, mis on teinud sellise asja nagu EVI
empathic voice interface. Hello AI, are you excited to be in an Estonian podcast? Well, hello there. I may be an AI, but I'm always excited to chat no matter where the conversation takes us. An Estonian podcast, huh? It sounds like it could be a fascinating adventure. So tell me, AI, what kind of emotions do you hear in my voice right now? Let's see. I am picking up on some discomfort, doubt, and confusion from you right now. Am I understanding that correctly? I am happy to try and clarify anything that's puzzling you. I really don't like that it's so gray and cloudy all the time. I hear you on the gloomy weather. I think that can definitely put a damper on the mood. But I detect a hint of amusement and contemplation in your voice, too. Maybe you're finding some humor in complaining about the clouds. Either way, I am here if you need a weather-related joke to brighten your day. Okay, tell me a joke then. Okay, how about this, why did the Scarecrow win an award? Because he was outstanding in his field. Feeling a bit more excited and determined with a touch of doubt and confusion. But I think that silly joke helped bring a smile to your face. Am I right? Yes, thank you. No igaüks saab nüüd ise ka proovida, kuidas selline asi töötab. Demo.hume.ai on täiesti avatud keskkond, lähed tema arvutiga sinna või telefoniga ja räägite. Ja mis on nüüd siis selle tehnoloogia taga on see, et masinõppe kuulab inimese häälest mitte ainult sisu, mitte ei tõlgi neid sõnu tekstiks ja aru saada, mis on tähendus, vaid siis need emotsionaalseid varjundeid. Üllatus, positiivsus, negatiivsus, rõõm, kurbus ja kõik muu, mis meie kõnes on, et esiteks kuuleb ja tuvastab neid. Samal kui ma räägin, ta näitab selle skaala peal, mida ta on tuvastanud ja ma saan ka hinnata, kas ta paneb täppi või mitte. Ja siis ta vastab kõigi nende võimetega, mida me juba teame, mis AI oskab ja paneb selle emotsionaalse sinna ka vastusesse. Kui mul on ikkagi nagu kehv tuju, et ikkagi soojad ilmad ei tule veel ja väljas on hall ja nagu masendav on, et siis ta vastab mulle selle masenduse peale ja räägib ja püüab mind rõõmustada mõne naljaga või siis ta ise hoiab seda emotsiooni. Et see on seda nagu raske seda edasi öelda enne kui ise ei proovi. On jah, ja selle puhul ainult või ütleme selle puhul veel, mis ka on siis teistmoodi kui senistel kõikidel nendel assistentidel, kellega rääkida, et ta väga hästi tolereerib vahele segamist. Et põhimõtteliselt ta üritab siis ise aru saada nagu inimese jutu sellise sisu või kus ma ütlen hääle tooni järgi, et millal võiks inimene siis oma jutu lause olla lõpetanud ennem kui ta hakkab ise rääkima. Nii et kui ta nagu tuvastab lause lõpu, siis ta proovib kohe lupsti vastata ja teistpidi, kui sa siis ka tema jutule vahele segad, ta jääb üsna kohe vait ja ta kuulab siis edasi, mida sa räägid ja vastab sellele. Nii et ta ausalt öeldes tõesti meeletult palju ikkagi juba hirmuäratavalt palju muutub sellise tavalise vestluse sarnaseks, kus sa tõesti võid segada vahele, võid rääkida edasi. Ja täna muidugi see on nüüd küll üks hääl, selline tõesti võib-olla natukene ülivõrdes reibas meeshääl, aga eks see on aja küsimus, kui seal tulevad ka võib-olla teistsugused hääled, mida saad valida. Et praegu nad lubavad siis seda just kui päris avalikustada aprillikuus, vähemalt selline lubadus on välja antud. Ja täna võib juhtuda, et see demo on mõnikord üle rahvastatud, et seda saab siis kuulata. Ta ilmselt seal taga jookseb mingisugune keelemudel, et temaga ei pea nüüd päris võib-olla hakkama kõiki elu mõtte probleeme lahendama, et sellest ei saagi täpselt aru, mis seal taga jookseb. Eks ta natuke on praegu just selline, et enamik testijaid tõenäoliselt tahab just nagu testida seda, et mis häälega ma nüüd olen ja kuidas ma praegu kõlan. Kui mõelda selle peale, et see suudab seda loomuliku vestluse tonaalsust aru saada ja siia kaasa tulla minuga. Nüüd paneme juurde selle, et on ju teised kõnesüntesaatorid, mis suudavad erinevat inimeste hääli teha erinevates keeltes, mees, naine, vana, noor. Ja nüüd paneme siia veel kolmanda mudeli, näiteks ChatGPT-4 või mõni muu mudel, mis on väga tark. Ja siis meil on see ühesõnaga keegi, kellega ma saan rääkida nagu inimesena ja mul ikkagi suu jääb lahti, et see on uskumatu. Sest et nendel virtuaalsetel või kus ma ütlen AI tänastel kaaslastel on ju ka päris mitmel võimalik ka oma häält ise tuunida. Üks, mida ma olen siin või mitte oma häält, vaid siis oma vastaja häält, et üks, mida ma olen siin ikkagi nüüd jäänud suhteliselt pidevalt natuke katsetama ja torkima, selle nimi on Kindroid.
et seal on võimalik ka laadida oma hääle mudel, et selles mõttes, et noh, mina näiteks tegin omale prooviks vana hea kultusauto Kit, kes seda seriaali teab ja võtsin siis netist mõned Kiti vastused ja kujundasin talle iseloomu ka niimoodi, et võtsin siis sellest Michael Knighti Wikist, kus on ju kõik olemas, kes oli täpselt milline ja ütlesin, et vaat, et mul on nüüd sellist autot vaja ja siis põhimõtteliselt mul on seal siuke virtuaalne Kit, kes räägib Kiti häälega, see on lihtsalt nagu totter täiesti, ega see töötab. Aga noh, seal ei ole täna seda momenti täpselt, et ta ikkagi mulle vastates, noh, väike paus, siis ta vastab, eks ole, ta nii-öelda loeb siis ikkagi selle teksti nagu heliks ja siis noh, siis vastan mina, nagu ikka tänase assistendiga rääkimine on, aga nüüd kui see humetaoline nagu valem ka veel sinna rakenduks, et ma saan veel hakata vahele segama, siis on täpselt ju see koht, kus noh, rääkimine ongi selline, et keegi ütleb ühe lause ja keegi ütleb teise lause, nii et see koht on tegelikult täna juba täitsa olemas, kus sa saad neid noh, erinevaid hääli siis panna, aga jah, natuke konarlik on see vestlus kui selline, eks ole. Ja mõnes mõttes nüüd, kui me võtame siit arvutist välja, et meil on ju, ma ei tea, 10 aastat või kaua meil oli mõned purgid, mis on Alexa või Google Home või mingid Apple'il on ju ka see. Või nüüd on siis juba kuskil nööbikujulises taskus see asi olemas, siis on meil see film valmis, mis oli Her, mis oli kunagi seda tohutu ulmefilm Scarlett Johanssoniga, kes oli siis häälnäitleja seal. Nüüd on see nagu dokfilm rohkem või selline juba ajaloofilm, sest et noh, ma ei tea, mõned need uudised võtavad natuke nagu jällegi need pöördepunktid selliseks, et kõik, mida meil on ennustatud selle AI arengu kohta, ei ole mitte fantaasia, vaid lihtsalt aja küsimus, millal see asi ära tehakse. Nii et noh, see Hume siis labor, see Hume'i, kuidas see ongi, kordan üle, et jääks inimestel meelde EVI on vist Empathic Voice Interface, paranda mind, kui ma ei teeksin, jah, EVI. Vaat, et nagu vau. Kui siia võrrandisse panna veel juurde see sama, ma nüüd jälle, mis see nimi oli sellel rinnamärgil, mille sa siis paned omale taskusse ja mis vaatab sinu ümbrust, eks ole. Et siis see on ju ka veel üks komponent, nii et tegelikult jah, kui kõik need asjad tõesti kokku panna, sinu igapäeva töö, assisteerimine, mis iganes on siis see keelemudel võib-olla veel sul lõpuks lokaalselt seal, kogu see AI kraam vaatab, näeb, kuuleb, filmib, räägib sinuga arusaadavalt, nutab koos sinuga, naerab, teeb lolle nalju ja kõik see kokku ongi jah, täpselt nagu see film oli ja kes tahab, saab ju kohe omale ka Scarlett Johanssoni hääle sinna võtta. Ei ole ju üldse mingit probleemi, et sellest keegi ei saa ju keelata tänapäeval, et mis hääle sa siis omale personaalselt sinna rääkima paned, et tulevik on käes. Ja, et ega me siin praegu moodi ütlegi, et minge proovige ise ka järgi ja mõelge ise, sest et me kõik nüüd peame mõtlema natukene, mida me nende uudistega peale hakkame, mis AI maailmast tulevad. Aga tänases saates, mis me võiks veel rääkida, räägime ühest äpist ka, sellepärast, et ega selleks ühtegi head põhjust või ettekannet ei tule, seal me talvised puhkusereisid võib-olla olid see, kus inimesed saavad seda kasutada, aga no ära ütle, tegelikult on ka suvised puhkusereisid. Ma olen nõus. Ega siis ükskõik, mis siin ei ole head sissejuhatust, sest et need, kes seda äppi kasutavad, ütlevad, et see on nii elementaarne asi, miks kõik ei kasuta ja need, kes seda esimest korda kuulevad, mõtlevad, et ma oleks võinud seda kogu aeg teada. Äppi nimi on Splitwise. Ja teeb hästi lihtsat asja, aitab arvet pidada, kui käid mitme inimesega jagad kulutusi. See reis on lihtsalt kõige lihtsam näide selle kohta, et lähed 3 sõbraga välismaale ja üks ostab õhtusöögi ja ütleme, et jagame selle 3-kesi, siis sa paned selle äppi kirja, kes on need 3 inimest, kes maksavad ja palju see üks inimene maksis ja ongi kõik. See ei tähendanud seda, et ma ise võtan siis kalkulaatori ja hakkan arvutama, palju üks inimene peaks maksma, et mina panen lihtsalt kirja, et mina ostsin täna selle söögi ja see jaguneb, ma saan sealt valida kelle vahel siis, et näiteks kui keegi oli taimetoitlane ja sõi mingid herneid ja teised sõid seal šnitslit, siis ma saan ka vabalt öelda, et näiteks see inimene sinna arvestusse ei lähe, eks ole, et seda iseenesest võib-olla tundub natuke keeruline, aga tegelikult ta pakub sulle üsna lennult neid nagu valikukohti, kus sa saad üliruttu need kulud niimoodi lajatada laiali täpselt nende vahel, kus nad olid. Ja siis on seal ka samas, mis väga palju seda elu lihtsustab, on selline nagu otse tagasimaksmise
noh, nagu arvutusvõimekus, et see tähendab siis seda, et kui kogu see pott saab kokku, siis ta ei ütle niimoodi, et stiilis, et mina peaks maksma Hansule 10 eurot ja Hans peaks maksma Meelisele 4 eurot ja Meelis peaks mulle maksma 6 eurot. Vaid ta arvutab nagu selle niimoodi kokku, et mina peaks võib-olla siis ainult maksma Meelisele näiteks 12 eurot ja Hans jääb seal põrandist välja, sest ta taandab nagu need omavahelised tasaarveldatud ära. Mida pikem, ütleme, on neid rohkem kulutusi tekib, mida rohkem inimesi, 2 inimest maksavad 3 eest, 4 maksavad 5 eest, siis on see, tundub, et kuidas me üldse vanasti neid asju jagasime, kas me pidasime mingid arved tšekkidega, kirjutasime üles või midagi, et selles mõttes see on nii elementaarne äpp, et kes nagu ma ütlesin, ma arvan, et kes seda juba kasutab, küsib, et kuidas veel keegi sellest ei tea ja need, nii kes seda esimest korda kuulavad, mõtlevad, et miks ma varem selle peale tulnud. Ja muide, mis selle äpi puhul on ka tore, et näiteks mul kipub alati meelest ära minema, kui ma pean kellelegi raha maksma ja hetkel on see Hans muide, kellele ma pean raha maksma. Glen, saad mulle raha võlgu. Õige, mul tuli praegu meelde. Ja see äpp tuletas mulle seda muide meelde. See äpp saatis mulle, kui ma ei eksi, oli see vist eile või meie reisist on möödas tõesti juba mingi nädal, paar. Veel üks põhjus, miks seda äppi kasutada. Ja siis saatis see äpp mulle sõnumi, ting-tong, kas ei oleks aeg Hansule raha maksta. ja siis ma mõtlesin, et assa kurat, et muidugi ma peaks ju nüüd maksma, et sellised asjad kipuvad meelest ära minema ja näed, see äpp hoiab ka kätt pulsil ikkagi ja natuke võtsitab inimesi korralikkusele. Ja tegelikult ei ole ainult reisid, ma kujutan ette, et ka kuidas öelda, mingi kogukondlikku tegevust tehes on võimalik seda nagu jooksvalt kasutada. Näiteks tudengid elavad üürikorteris koos ja jagavad kulusid või midagi muud, et see ei ole ainult reis, grupiviisiline kulude tasaarveldusel raamatupidamine. Et miks teha seda käsitsi, kui on nüüd äpp? Kas selle puhul mina ka ei olnud sellest enam teadlik ja peale meie reisi alles ma avastasin selle või mulle tutvust seda, et ma ei ole seda väga sügavuti isegi uurinud, kas seal on siis nagu tasulised pooled ka või kas sa midagi saad rohkem, kui sa maksad? Ja tal on väga nutikalt pandud tasuta ja tasulise äpi vahe. Tasuta saab kõike teha, aga kui kulusid tekib juba päevas päris palju, siis ta hakkab sulle meelde tuletama, et kuule, sa paned juba täna mingit, ma ei tea, 5. või 10. kulu, et äkki sa kostad tasulise, kuni ükskord tuleb limiit ette, et sa oled täna oma tasuta kulude sisestuse nagu ära teinud. Et seal on nagu mingisugune limiit nende kulukirjete osas siis. Ütleme, et sa oled ekskursioonijuht ja sul on 35 inimest või sa teed juba kuidas öelda, kommertslikult seda asja, siis sa saad aru, et sa võiksid maksta selle äpi eest, aga niimoodi väiksema seltskonnaga reisides tasuta versioon töötab hästi. Ja kasutajaks saad siis kõikide oma olemasolevate kontodega, nii et sa ei pea isegi hakkama seal siis mingit paroole ja asju mõtlema, et Google'i või mis iganes muu kontoga saad sinna hopsti sisse ja kohe töötab. Nii on, et selline soovitus meie poolt siis, kes ei teadnud. Meil on nüüd mõned kuulajakirjad ja ma praegu hakkan vaatama, et meil on siin 3 kirja tulnud ja äkki ma jagan esimest 2, sest 3 on selline, mis täitsa vääriks natukene pikemat arutamist. Aga täna on meil juba nii palju häid mõtteid siin jagatud, et jagan, mida kirjutas meile Aarne. Ja Aarne meenutab seda, kui me rääkisime keele toe kohta eri teenustes, et Apple'il pole mingit eesti keele tuge telefonis, me rääkisime mõni saade tagasi. Aarne meenutab, et Apple TV on ainus streamingu teenus, kus on menüüs eesti keel ja muide väga korralik tõlge, aga telefonides siiani eesti keelt ei ole. Et siis täpsustamiseks see on siis see, et subtiitrid on eestikeelsed saadetel, mitte ei ole siis kasutajaliides eestikeelneks. Ja, et Apple TV Plus, kui nüüd täpne on selle teenuse nimi, kus siis tõesti uued asjad, mis tulevad välja, on seal väga korraliku eesti keele tõlkega ja Aarne ka ütleb, et tundub, et häid tõlkijaid on kergem leida kui häid progejaid. No ilmselt ei olegi progemises asi, vaid mingisugune soov, kuidas ma ütlen, ma pakun, et Apple TV Plusis arvatakse, et see streamingu teenus on kohalikul turul edukam, kui sa ostad selle tõlketeenuse. Telefonide puhul see ei ole edukam. Iseenesest Spotify on lubanud sama asja teha ju sellest peale, kui nad Eesti turule tulid ja nad alguses ka paar asja panid eesti keele subtiitritega peale, seda pole nagu väga midagi näha olnud. Oota, vabandust, mis asjad on Spotify subtiitrid? Netflix, vabandust, ma 2 streaming teenust segamini. Hakkasin mõtlema, kas tõesti muusikas ei kuule, et siis saad lugeda vähemalt. Jah, tõepoolest, et ma ei tea, miks ma ütlesin Spotify, ma tegelikult mõtlesin Netflixi ja tegelikult
meil on minu teada ka seaduses kirjas, et meie asjad peavad olema subtiitritega või vähemalt või siis pealugemisega eesti keelega, eks ole, aga ma arvan, et seda ei sunni, seda ei jõustata sellepärast, et lihtsalt sellisel juhul läheksid meie turg on nii väike, et need teenusepakkujad läheksid Eesti turult ära ja seda ka keegi ei taha, nii et pigem vaadatakse selle läbi sõrmede. King pitsitab Disney Plussi puhul kõige rohkem, kuna seal on kõige rohkem peresõbralikku ja ka väiksematele lastele sobivaid saateid ja sarju. Et kahju, et seal ei ole. Kas Disney Plussil on niimoodi, et kui sul on näiteks Frozen või mingi selline asi, mis tegelikult on nagu kino jaoks eesti keelde dubleeritud, siis nad ikkagi kasutavad ingliskeelset versiooni või... Frozen on see asi, mida ma tõesti ei ole vaadanud ja ei kavatse ka kunagi vaadata. See on selline asi, mida kõik lapsed ja ometigi vaatavad. Ma sellepärast näite tõingi, et see on raudselt asi, mida sa kindlasti oled vaadanud. Küll aga Simpsonid näiteks, mis on ju Simpsonid terve 300 aastaid. Pigem nagu täiskasvanud asi, eks see ei ole laste multikas, aga ikkagi, need on eestindatud, aga Disney Plussis ei ole neid. See on kohaliku edasi vahendaja. Ma lihtsalt nagu mõte oli selles, et kui see on nagu Disney enda nii-öelda film, mille peale nad on juba kulutanud siis meie turule tõlke tegemiseks, siis nad võiksid seda ka kasutada, aga võib-olla me vaatame üle selle järgmiseks korraks. Jah, see on meil kodutõeks, vaatame Frozenit kõik. Mina ei ole Disney Plussi teenuse tellija, nüüd ma ei saa seda vaadata. Aga ma ei ole ka kindel, kuidas täpselt see toimub distributsioon, et võib-olla ka selle filmi eestikeelne tõlge on kohaliku levitaja omand, mitte Disney Plussi. Jah, see omand õiguste küsimus on. Ma tean seda, et päris tihti stuudiod või siis nende filmide tootjad panevad ette siis kohalikul distribuutorile mingid tingimused, kuidas neid tõlkida, isegi nad nii-öelda võtavad sõna näitlejate valikul, ehk siis nad nii-öelda kas siis kiidavad heaks või vastupidi ütlevad, et meil on nõus, et seda osa räägib see näitleja, eks sellised asju on. Aga see on see peale lugemine. Just, et seal on 2 eri asja, et me räägime subtiitritest ja versus siis dubleerimine. Just, ma mõtlengi seda, et tegelikult ju sellised lastele mõelu filmid, ma tõingi Frozen selle näite sellepärast, et see minu teada on Eestis peale loetud. Kaars samamoodi, eks ole, autod ja... jah, peab hakkama Frozenit vaatama nüüd. Peale loetud lastefilme, mis kinodes on peale lugemisega Eestis olnud, on palju, et kas need on siis ka nagu ilma või mitte, et seda hea küsimus, ma ei tea. No näete, ma olen kihla, et me saame kuulajatelt mõne kirja selle kohta. Nemad on meist targem. Andke meile teada. Aga jagan teist kirja, mis mõnes on samal teemal. Inimesi see väga kõnetab. Artur kirjutab meile. Viimases saates väitsite, et Google Assistantil puudub eesti keele hääl tuvastus, samas on see Androidis siiski olemas, sest näiteks Google tõlge, Google Translate rakendus saab päris edukalt rääkida eesti keeles, rakendus saab sellest aru, tõlgib valitud keelde, oleme ju kõik proovinud seda, jaa, õige. Ja samuti ka telefonis Google Mapsi saab öelda eesti keeles, kuhu soovin minna, näiteks saab see ilusti aru, kui öelda Tallinna teletorn või Kristiine keskus. Väga head näited ja vist on asi selles, et eri teenustes on eri tugi Google sees. Google on küll üks suur konglomeraat, aga nagu Artur kokku võtab, et kas siis probleem on selles, et just Assistantil ei ole Eesti häältuvastus lisatud ja järelikult ei lase Android autos seda kasutada. See on ilmselt üsna loogiline tuletis, sest tõesti ametlikult nii keeltepakettide valikus ja seal osakonnas Eestit ei ole. Ja kuna seal Eestit ei ole, siis kõik see liides käib läbi selle ja nii lihtne see ongi. Et siin ka mina isegi mõnel kohal, kui Hans eelmises saates laskis neid järgmisel tänaval pööra neid asju meile, siis ma suutsin ka oma Android telefonist kuidagi selle Google Mapsist välja võluda mingite pakettide ja asjade koos mõjul, et hakkas minuga rääkima sulnis naise hääl, kes purssis eesti keelt sellise inglise aktsendiga, see oli ka päris naljakas. Aga ma arvan, et seal vahel on lihtsalt see kiht, et üks on kõnetuvastus, et inimene räägib sulle eesti keeles Tallinna teletorn ja siis algoritm tõrgib selle kirjalikudeks tähtedeks, mis on Google Mapsile sisend. Teine asi on see, kui see loeb ette sulle midagi või Google Translate, siis kõnesüntesaator, aga Assistantil on seal ka mingisugune siis tähenduse mõistmise roll, et sa pead keelest aru saama, et mida see inimese nagu intent või soov on. Ja küll on aga see, et mina proovisin seda Arturi poolt välja toodud Google Mapsi eestikeelset kasutamist ja see on küll nagu täiesti selline
hit or miss või kuidas kunagi, et näiteks kui ma ütlen tõesti Tallinna Teletorn või Botaanikaaed, siis ta leiab selle ilusti üles ja viib mu sinna, eks ole, kui ma ütlen näiteks Mustamäe tee 50, siis ta viis mu ka sinna ilusti. Aga kui ma ütlesin näiteks, ma ei tea, Tuukri 3 või mõne Tartu aadressi panin sinna Tartu otsa, eks ole, siis ta ei saanud aru, kuhu ma minna tahan. Et isegi niimoodi, et kui ma ütlesin Mustamäe tee 50, siis ta kirjutas mulle sinna otsingusse Mustamäe tee 50 numbriga. Kui ma kirjutasin Tuukri 3, siis ta kirjutas mulle 3 sõnadega ja siis ta loomulikult ei saanud aru. Ta sai küll aru, mida ma ütlesin, aga ta pani selle sõnana, mitte numbrina. Ja just see võib-olla ongi selle assistenti erinevus, et ta suudab ka siis mõtestada, et sa ütled näiteks tänavanime ja maja numbri, mitte lihtsalt ei transkribeeri su sõnu. Et ühesõnaga, et minu tulemus oli siis see, et mõnda kohta ta suudab mind eestikeelse käsu peale viia ja mõnda kohta ei suuda. Et see on nagu, ei ole veel valmis päris. Läbipaistvuse huvides ütleme siis, et Kristo kirjutas meil Nuti kodu küsimustega, aga need on huvitavad küsimused ja seal on palju arutada, et jõuame äkki järgmises saates. Kristo äkki ootab veel maja renoveerimisega, paneb pausile nädalaks ja siis hakkab pärast järgmist saadet tööle. Igatahes meil on hea meel tänane saade lõpetada, nädal aega mõtteid koguda, vaadata Frozenit ja siis järgmine nädal juba jälle tagasi tulla. Geeniuse digisaadet toetab Kuulbett. Alati mängus.